tere, Kadi! Tere, Irmeli! Ja tere ka teile, Ja. Elumüsteeriumi kuulajad-vaatajad. Tere kõigile! Kuu aega on möödas. Kuu aega on möödas. Oli omajagu pausi. Ja. Ja vahele jääbki, terve detsember. Terve detsember, jaa. Siin oli, Ja. minu sünnipäevakuu ja olin reisil ja siis oli sünnipäevanädal Eestis ja siis tulid juba jõulud ja siis tuli juba vana aasta tähistamine. Et nii ta lennult läks, et ei hakanud siis nagu lindistama, et olime kohal nendes hetkedes, kus me olime. Jaa. Ütleme, et tead, aega on alati minu arust detsembris niimoodi, et lendab. Kuidagi inimesed ikkagi lõpetavad mingeid asju ja võtavad endale aega vabaks selleks nagu aastavahetuseks, jõulude ajaks. Ja minu arust hästi palju sünnipäevasid on detsembris. Ma ei tea, kuidas mul on nagu nii paljudel nagu, mõtlen mu lapsepõlve sõbrannal ja nagu lapsepõlve sõpradel ka sünnipäev detsembris. Praegu ka kuidagi järjest kogu oli sünnipäev. Enne jõule täpselt niimoodi on. Üks suur tähistamise kuu. Oli küll. Mõtlesingi, me täna esimest korda ei olnud mingisugust teemat või mõtet, mis me enne oleks arutanud. Aga mul küll tuli praegu kohe siuke küsimus, et mis siis vahepeal on toimunud? Ma just mõtlesin sama. Jaa, et mis siis on vahepeal ikka, mis siis ikkagi on päriselt nagu toimunud? Kõik need sünnipäeva ja need möllud, aga võib-olla ka tunnetuslikult, energeetiliselt. Mis on teistmoodi? Uus aasta, see on ka vaieldav, et kas siis on kevadel hakkab päriselt uus aasta või praegu. Aga ise mõnel hakkas juba talvisel pööripäevaeg. Jaa, talvisel pööri. See on kuidas keegi, aga selge on see, et aastanumber nagu vahetus. Jaa, number vahetus. Kuigi hõbuse aasta algab alles veebruari keskel, nii et veel kestab mau aasta. Ja veel on naha ajamist. Oi, siin on nahka aetud küll ja veel. Et see detsember, minu arust see oli nagu väga põnev kuu, et täiesti eksprompt tuli see reis Mallorcale, et tegelikult plaanisin nagu oma sünnipäeva algselt ikka nagu siin Tallinnas tähistada ja siis tuli järsku tunne, et tootult ma olen nagu ammu unistanud, ja isegi näinud kuskil nägemustes meditatsioonis, et ma sünnipäeva hommikul ärkan soojas rõdu peal Hispaanias. Ja siis see visioon saigi reaalsuseks, et sünnipäeva hommikul Mallorcal, Porto Cristo linnas vaatasin lahele ja kaljudele ja päike paistis ja lihtsalt hingasin ja nautisin ja täiega seda nädalat ma võtsin küll nagu mega kohaloluga, ma lihtsalt täiega nautisin seda ja off-season ongi selline hästi rahulik, sa saad seda loodust nautida, lihtsalt meil oli meri, oli kohe akna all ja lihtsalt istusime seal, naudid seda, merekohin oli kosta terves korterisse nagu ööpäev läbi ja see oli nagu selline nauding ja nagu hästi laadis, et siis kui tulime tagasi, et siis oligi kohe nagu tegime selle sünnipäevaistumise Tallinnas ja kuidagi selline armas väike ring oli et selline ja jõulud meie võtsime hästi rahulikult, et olime kodused ja hakanud mööda Eestit ringi sõitma, et oli selline laadimise aeg ja selline kuidagi, ma ei teagi, asjade ritte seadmine nii-öelda enda sees ja kuidagi ümber, et mürast nii-öelda lõikasime ennast ära lihtsalt selline täiesti. Tundsin, et on selline, ongi sisemise rahunemise aeg ja korra loomine, et mida ma siis tahan ja kuidas ma tahan ja kuidas edasi minna ja siis see vana aasta õhtu, see, mis tuli ettepanek teie poolt sinna on ju seltskonnaga Hiiumaale, sellest kõnes ikka täiega sükke omaette retriit, mitmepäevane, et oi, kuidas see, ma ei tea, need energiad lihtsalt nagu totaalselt möllasid, nagu mingid mustrid jälle paiskasid kuhugi õhku ja lammutasin neid seal läbi ja ma sisemist tööd. Aga mulle nii meeldis see, et vanast õhtul
vanast õhtu me tegime hästi ägeda, tegime selle lõkkese lõues, oli see oli mega tõesti- rahulik, ühtegi tuulepoegaga polnud, täiskuu oli taevas, mis Jaa. valgustas nii ja siis meil olid säraküünlad ja mul tuleb praegu küll Jaa, meeldib. see oli- Tegime selle piduliku laua niimoodi ja see oli nagu hästi äge, et kuidas me selle maandusime nagu nii-öelda vanast õhtul Jah. oli siuke maandumise Jaa. et hetk, et see mulle meeldis selliselt vastu võtta niimoodi Jaa. kuidagi rahulikult ja mõnusalt. Ümber laua istuda ja Ja süüa kõik- head paremat ja Oi, kas teil olid ainsana need head verivorstid kaasas ja jagasime need kõik ära. ja kõik nautisid seda. Tegime täiega, tegin seal need vaagnad värgid, särgid nagu Jaa. catering'i ikka tegime seal Mhm. nagu, et jumala äge oli, väga ilus, kena kõik oli, et Jaa. ja kes nautisid veel sauna ja värki ja selles mõttes nagu oma vana-aasta kõik asjad sai paberile Jaa, kirjutada, muidugi. lõkkesse visata, ära saata see oli väga võimas ja ka. nagu ja päriselt kohe. Jaa. Ma mõtlengi, mul jäi kõlama, et Täiega. inimesed ütlesid kohe, et päriselt, Jaa. päris mitu ütles, et kohe, kui sa kohe nüüd päriselt mõtled, siis päriselt saadadki ära. Jaa. Adjö, paka, Jaa. tšau. ei võta tagasi enam Ei neid, võta onju, enam. paned põlema ja siis mul tuli ka mingi terve list tuli neid asju ikka, et läksid ja põlesid ja lõke oli võimas. ja ma sellist lõket, ma ei ole väga aastavahetusel lõket teinud. Eestis see võib-olla ei ole väga tavapärane olnud, aga ma tean, et Põhjamaades on, noh, Islandil oli küll suured, isegi suur lõke, aga sellist lõket mina ei ole aastavahetusel teinud. Eelmine aasta meil oli ka lõke, aga selline siin oli kohe siuke rituaalsem ja need küünlad seal ümber ja see kuu ja noh, tõesti see oli oli väga maagiline selline. šamaanitrumm oli ka. Jaa, oi, muidugi. Kõik asjad. See oli äge, et selline häälestus, et sa viskad selle vana käkid sinna lõkkesse, mida sa enam ei taha lihtsalt enda sees kanda. Vana käki minema. ja siis nagu päriselt võtad selle puhta lehe, et nagu, aga nagu, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan. Ja see energia on olnud mega toetav minu arust nagu praegu selliseks, ma ei tea, kõik siukene uus ja selge ja kuidagi selline, et noh, varem me siin võib-olla oli eelmises podcastis rääkisime sellest, et kuidas keha vaata ütleb, paneb neid piire ja ütleb, et kui ta enam ei sobi ja ei meeldi ja ta jääb haigeks või mis iganes. Et nüüd nagu ma võtsingi nagu reaalselt nagu kätte, et siin ongi nii head, et meil on nüüd see üks naiste kursus, kus me käime 3 kuud ja mehed paralleelselt teevad 3 kuud oma asja. et siin ongi selline nagu, et jälgidagi seda, et kuidas oma keha järk-järgult samm-sammult nagu puhastada ära ja toetada, et kui kevad on käes, et siis me oleme juba selle värsked sammud on tehtud, et nagu selline keha ise küsib täiega, et see ei ole, et see on nüüd 1. jaanuar ja ma nüüd must be, ma pean seda tegema, klišee, uus aasta, uus mina. Uus aasta, uus mina, trenni. et see ei ole, et see kuidagi energia on ise järjest, detsembrikuust saadik pehmelt suunanud sinna, et kurat nagu nüüd võtame selle see kehateadus, kuidagi läbi keha hakkab see asi nüüd käima siin selles uues maailmas, ma tunnen täiega, et ja siis on vaja, et su keha oleks terve, ta oleks puhas, et sa annad talle nagu nii-öelda head kütust ja et see keha ja vaim nii-öelda no, et sa saaksid läbi selle, noh siin kehastus, meil on vaja seda, meil on ikkagi see keha siin selles maailmas et saadaksid kõik oma unistused teoks teha, et oleks kerge ja hea olla. Ja nüüd me siin samm-sammult läheme. Ja kuidas sinul siis detsembri need sellised kokkuvõte on nagu? Osati läks kokku, sest et ma olin samal aastavahetusel, kus sina ka sünnipäeva tähistasime. Samuti uuel aastal hakkas see kursus, missuguse, see oli ikka väga tore, mul on sünnipäeva kuu nüüd, eelmine kuu oli sul sünnipäeva kuu, minul on see kuu ja see sünnipäeva üllatus ikkagi selle kursuse näol. Ja mõtlesin, et kui tore, et saab seda toetada sellele teistele naistele ja mõtlengi, et need asjad nagu, et osad asjad, need asjad kohe jooksid niimoodi kokku ja ma kohe hüppasin selle kursuse juurde praegu, sest et tõesti on selline sinu mees Keijo hakkas nüüd meestele tegema sellist, kus nad üksteist nagu järje peal hoiavad ja teevad mingeid muutusi ja asju, on ju.
et päriselt midagi ära teha. Tegelikult ongi, et need ideed on õus, et mina ütleks, mul juba sügisest nagu hakkas ketrama ja siis novembriga olid need ideed tegelikult juba õhus, et tavaliselt märkan alles kusagil veebruaris umbes niimoodi, et võiks hakata midagi tegema ja umbes jaanuaris on siuke munemine või noh, on ikka, ma tunnen, et ma nagu magan, aga seekord tõesti minu meelest ka uus aasta tuli ja juba või see oli juba detsembriga oli juba selline tunne, et see nagu mingi jõud tõukab tagant, et võib hakata juba mingeid asju tegema või muutma või seda fookust seadma ja ma tõesti tunnen, et kuidagi fookus on tulnud mingi jõud ja noh, ma ei tea, ma ei oska seda Astra asja jälle, aga ma ikkagi natuke vaatan neid, sest see toetab. Ja seal oli hästi palju vist oli mingi triple kaljukits, keegi siin oskab juba all kommenteerida, mis on, ma ei ole jõudnud seda niimoodi süveneda ja siis kuu on vähis täiskuu ja et see on siuke pehmusõrnus ja hoolitsemine ja samal ajal kui sul on see kaljukitse energia nagu seal taga, aga et siis sa ei lähe, et ei läheks nagu harjumusest nagu kohe küte, ongi see uus aasta, uus mina, kõik uus. Et me tõmbaks ennast nagu tagasi ja mitte ei läheks tormama. Samm-sammalt. Ja vot selles mõttes ma ütlengi hästi loomulik on, et mina küll tunnen, et uus energia on. Uus kuu ju hakkas. Jaanuar on ikkagi 1. ikkagi hakkas, number ikkagi vahetus 2026, 1. Ja see tsükkel ju, vaata, see 9. tsükkel lõppes, et tegelikult tsükkel 1, et see ikkagi on seal ühes, on see uus energia. On. Ja 1, 0-1, sest meil on ju 11-11 on portaal, 12-12 on ju portaal, 8-8, et miks siis ei või 1-1 olla, et 1-1 on ju, täiega 1-1 on ju. Et ma tunnengi, et hästi loomulikult praegu ongi ja kui ma hakkan seal trippima, ütlema, oi, nüüd tuleb juba Kadi, nii, pane see paika, too paika, siis mõtlen, oota, täna on alles, oligi eile 8, täna on alles 9. jaanuar, ära jookse, sul ei ole kuhugi kiiret, rahulikult, aga võtan järjest mingeid otsuseid vastu. Seoses ka kehaga, seoses, nüüd ongi mingid asjad, mida ma olen siin praadinud, ütleme sügisest saadiks, mõtlesin, kurat, ma ei viitsi enam seda uut aastat nagu minna ja umbes siis ärkan alles kevadel, et ma ei viitsi, ma olen siin juba nüüd on nagu praetud, nüüd ongi, ma ütlesin Margusel ka, nüüd on vaja panna mingid otsused ja kuidagi tunnen, et ma tahan ise midagi otsustada enda jaoks, sest kui sa midagi otsustad ka, siis see paneb energia liikuma ikkagi. Aga ma ei suru end üldse, ma ei suru midagi tegema. Et ma ütlekski detsember ikka siuke möllu jagus ja isegi siin jaanuaris mul jagus ikka veel lipid-lapid mingisuguseid asju ja suhteteemasid ja no mitte, ma ei mõtle isegi oma suhteteemat, aga üldse on nagu mingid suhteteemad on ikka nagu inimsuhted erinevad. Ja inimsuhted ja siis mul on olnud ikka siuke tunne, et äkki tuleb ikka oma seansid välja reklaamida uuesti. Et jummel küll, et ma lihtsalt kogu aeg olen nende asjadega seotud, aga lihtsalt see annab päriselt on õige energia, kui ma teen seda, ütleme teenusena ja nüüd ma olen siin pausil olnud, sest ma tunnen, kuidas ma lähen tühjaks, et mul ongi, ma mäletan, siin oli mingi asi vaja ära klaarida, ma ikka mitu tundi taastusin. Ja reaalselt mõtlesin, et mida ma olen, kus ma saan mingit veini juua või midagi, sest ma olin nii tegelikult, no see on tegelikult tasakaalust välja, vaata, aga ma tahan mingid asjad, vaata, tuleb kord, sa ei saa ära põgeneda, kui on mingi teema tõhus, sa pead nagu lahendama neid, aga see tegelikult põletab täiega, siis mõtlesin, et mingi märk on see, et ma pean ikkagi selle tegema siis midagi, et nagu, et see idee on mul küll praegu ka õhus, et kui mul ei ole pikka aega olnud tunnet midagi välja pakkuda, siis nüüd on see tunne vähemasti kuidagi tulnud, aga ma ei suru seda ka, et lihtsalt kasutada siis oma oskusi ja andeid ära, muidu ongi jälle see seal naiste grupis ka, naised annavad ja siis ma mõtlesin, okei, ma ka mingi annan. et see, aga võiks siis küsida nagu mingid asjad, et praegu ma tunnengi, et see kuidagi on jõudu tulnud, et ma ei tea, ütleme siis vastu võtta asju, nagu ise ka vastu võtta asju, päriselt seda ruumi on, ma arvan, tekkinud juurde. Et ongi, kuidagi on seda ruumis ja loksutatud ja põnev. Nii huvitav, praegu sa räägid see ruumi nagu tekitamine, et
et seoses nende uute harjumuste või nii-öelda heade toetavate harjumuste siin järk-järguline nagu sissetoomine on tekitanud nagu kehas ka sellist tunnet, et näiteks näljatunnet on nagu rohkem, mida ma ei mäletagi üldse. Ja siis Keijo ütles ka, et ta tunneb nagu lihtsalt, et nagu seest on nagu tühi või kuidagi. Ja siis vaata inimesed tekib see, et oota, ma pean selle kuidagi täitma või. Siis ma ütlesin, oh my god, see on jumala hea. Sa oled tekitanud ruumi, su sees on ruumi, et see, noh, et sa saad nüüd mõelda, mida sa sinna valid üldse tagasi. Ja see ei ole ainult nagu mingi toidu mõttes, vaid see on nagu üldse elus, et nagu, ma ei tea, mis unistus, mis projekti, mida iganes, et see on nagu väga hea, kui sul tekib see tühjuse tunne, et see ei ole katastroof, et nüüd ma pean kohe millegagi täitma. See on nagu see tühjusest tulebki kõige ägedam, mingi maagia hakkab looma nagu. Et see on lihtsalt nii harjumatu, sest me kogu aeg oleme nii täis tuubitud kõike, on see siis mis iganes. Toitu, jooki, emotsioone, internetti. Infot nii-öelda täis, aga et kui tekibki see tühi ruum, et siis ongi, et kummaline, mis ma nüüd tegema jama on või midagi on valesti. Ei, see on jumala äge koht, see on nagu täiega, see on väga hea koht tegelikult, nii et seda tunnet ei pea üldse kartma, et see on nagu, et jess, järgult ma olen mingit jama eest nagu ära saanud, et mul on üldse tekib ruumi. Ja no praegu selle naiste kursusel ka, et on selle südameruumi just avardamine, et ongi see vastuvõtmine, et see saaks peab olema see vastuvõtuvõime, sest nagu kuidas sa siis muidu üldse midagi raha võtad vastu või nagu armastust või kui sul nagu puudub see, nagu see on nii väike see vastuvõtuvõime, et seda on vaja lihtsalt laiendada. Vaata paraku on ikkagi, vaata elu paneb vahepeal seda südant kinni ja šokk on ka, südamel tekib mingi šokk ja siis tal on aega vaja selleks, et seda uuesti usaldada, uuesti minna ja avaneda. Nii on, jah. Aga see on tõsi, et kui sellele fookust pöörata, nagu see nädal seal kursusel ka on, siis mina tunnen küll, et sealt on juba mingisugust ruumi tulnud. Et vau, et okei, et tegelikult need tehnikad on kõik ka tuttavad, enam-vähem ikkagi hingamise asi tuttav, andestamise, ma ise õppisin andestamist teises võtmes natuke, aga see põhimõte on sama. Et seda ruumi, et keskenduda sellele ruumile ja mul on ka siin mingid seansid, kus ma olen käinud, on ka hinga läbi südame ja et ära pane seda südant kinni, aga ikka ma panen tähele, et mul on mingid nagu süda on kinni olnud ja sükst pettumust ja valu on olnud siin sügise lõpu ja üldse, detsembris hakkas juba natuke minema, aga et seda on olnud ja nüüd mul on jälle niimoodi, et okei, kuidas ma südant uuesti lahti teen et ja hoiad oma piirid nagu paigas, aga et ei hoia seda mingit pahameelt sees. Ma arvan, seda ma tegin juba eelmine aasta ka, ma tundsin raskeks läheb, kui on mingi pahameel, pettumused. Aga no ma ütlen, võib-olla see on see emotsionaalse autoriteedi asi ka human disainis, et mingi emotsioonid tulevad ja sa pead seedima ära, sa tahaks juba sellest tundest nagu, et see on nüüd on see tunne möödas ja siis ta on veel ikka veel kerib sul seal sees ja on niimoodi, et laksub seal mööda kalju. Ja siis mõtled, maistik, hingad, ükskõik mis teed, aga ikka on nagu nii rahutu ja niimoodi, aga see on jälle selline märkamise koht ja see on ebamugav tegelikult, ma mõtlen, öeldakse küll, et kui sa oled see emotsionaalne autoriteet, siis sul nagu võimekus igast asjad on, aga mina küll vahepeal tunnen, et ma ei taha, et ma ei taha tunda neid kõiki asju, ma ei taha. Aga nagu ma saan aru, et sellel hetkel tuleb veel eriti pöörata, et et ma ikka hoian oma südame lahti, et ma praegu tunnen niimoodi tunnistada endale, lubada sellel minna, aga ma tean sellistel hetkel, see teema tuleb, sest ka sõltuvuste teema on, me oleme igast asjadest sõltuvuses ja ma arvan, minul on küll see veini teema olnud, et ma hea meelega ütlen selle välja. Ja mul on kindlalt olnud see, et kui mul on ikka väga-väga lappab sees, ükskõik mis ma teen, hingan, mellan, teen kõik asjad ära, ikka mul on lõpuks nii, et ma lihtsalt tahan praegu juua veini, sest et ta korra, ta on nagu mingi rahusti tegelikult, mis aitab, ma ei ole niimoodi, ühe korra elus ma olen pool ksaanaksit võtnud või kuidagi, et ta ikkagi aitab eemalduda ära ja siis saad nagu rahuneda ja kui sa tagasi tuled nagu siis teadlikult neid asju tuleb nagu kasutada, et tegelikult selles mõttes. Aga alkohol on, ma olen tundnud, ta on kehale nii raske, ta nagu ikkagi, ta ei ole nagu tore asi, aga see on siuke lihtne viis olnud, millega seda
seda rahustust maha või seda, siis ma mõtlen, mida need inimesed siis teevad, kui nad ei joo või ei tarvita mingit, mida nad teevad siis? Et nagu mida tõesti, ma olen vahepeal mõelnud, et minul on küll see täiesti õppimise, panin ka oma käe siia mikri, õppimise koht praegu on, et mida ma siis päriselt teen, et ennast rahustada, et ma praegu ma olen avatud ja valmis vaatama, et mis need asjad on, sest et ma näen ju inimesed toimetavad, kuigi pealtnäha võime igast asju vaadata, inimesed toimetavad, me ei tea, millega nad tegelikult maandavad. Ei, see ongi see, me ei tea ju. Et isegi, ütleme, inimene nagu sööb nagu tervislikult ja ta, ma ei tea, ei tarbi alkoholi, ei suitseta, aga igal ühel on siiski mingid, kes on sõltuvus siis nendest, ma ei tea, nii-öelda loevad need positiivsed sõltuvused siis nii-öelda või, aga see on ka kuidas keegi, et kes siis võtab neid... Mis positiivne sõltuvus? No mõni on trennisõltlane. Aga see ei ole ainult positiivne. Ei, tegelikult ei ole. Nad nimetavad seda positiivseks, aga tegelikult see ei ole. See ei ole alati. Ikkagi, kui sa ükskõik mis sõltuvus on, kas siis see, et sa ei suuda elada, ma ei tea, mõni suuda elada ilma eeterlike õlideta, ta peab seda sööma sisse peale alla igale poole, kogu aeg. Ma saan aru, need on toredad, aga kui sa ainult sõltud sellest, et muidu ma suren ära, kui ma neid ei... Siis on need, kellele me vastutuse anname. Ja kes siis on nagu need trennisõltlased, ja samas seksisõltlased ja ikkagi seal on nagu neid sõltuvusi on nii palju erinevaid nagu, mille taha sa siis poed, aga siis tegelikult sa ikka põgened. Kõik, mis see on siis ja seda on meil kõigil inimestena erinevaid, mul on olnud see nagu see suhkur, magus on olnud selline maandaja ja vein, vein, magus. Jep, suhkur. Et ma ei tea, kas või siis kes mõni on selline, kes ei saa ilma kanepita või kes näksivad seini või mis iganes, vaata kõigil on mingisugused oma asjad, aga ma ei tea, kas leidub inimest, kellel ei ole mitte ühtegi sõltuvust mitte millestki ja ta lihtsalt on kogu aeg lahtise südamega tänulik teen oma praktikaid, ma olen lihtsalt ajab oma elu missiooni, ma ei tea. See on minul ka küsimus on. Sest tegelikult pealtnäha me arvame, et on. Sotsiaalmeedias meile tundub, et kõik on nii perfect täiuslik ja siis sa kuuled inimene räägib oma elust, sul on nagu okei. Parem ma ei hakkagi kujutama ette, et keegi on kuskil täiuslik, sest ma olen ka üha enam näed, et inimest ei ole. Me ei tea tegelikult inimeste kohta päris paljust asju. Ei tea, jah. Ja ei tea meie kohta just asju. Ja sõltuvuse teema on tegelikult, mina mingi aeg nagu rahu ka sellega natuke ütlesin, et see ühiskond on päris crazy või see nagu infomüra ja ma tegin seda tuleb natuke rahu ka teha, mitte et see nagu, ma olen pidanud nagu rahu tegema sellega, mitte nüüd üleni ütlema, et nüüd ma peab veinist mingi null olema või minu meelest ei pea mitte millestki olema üleni null, seda ma olen ka, sest mingi aeg mulle tundus küll, et kõik peab olema nii nullist. Aga ma näen, et see fookus mul elus võiks nagu sinna liikuda, et see võiks ühel hetkel mul elus kaduda ära ja nüüd teda ongi tegelikult vähem. Ma ütleks, et palju vähem on. Ja ma olen Margusega ka tegelikult, ma olen ütlenud ikkagi, et ma arvan, et seal on selles võti, et kui sa teed mingeid asju, mis pakuvad südamele ja hingele rahu ja päriselt kuidagi sees, mis on, ma ei tea, kus on hing või mis koht see on nagu, kus sa lõdvestud täiesti endasse ära ja sellesse elusse, et siis tegelikult ei kipu kuidagi tahtma mingi asjaga end maandada, sest lihtsalt voolab. Aga mul tuleb meelde see Träedet äkki, praegu see Sadu bändi, see Sandra Sillamaa minu meelest ütles ühes saates, et tuled suurelt kontserdilt maha, nii suured emotsioonid ja lihtsalt tihti nagu tahad ikka alkoholiga maandada, sest see on siuke möll käib käes ette kujutada, mis möll see on, et see positiivne möll ka ja siis sa pead ikkagi sellega vaeva nägema, et see suunata kuhugi mujale, mitte sest, et lähme nüüd peole ja joome midagi, see on nii kultuuri osand, aga et leida mingeid muid viise, minu meelest tal on ka mingi muu viis, et aga me ei tea jällegi, kas siis eesmärk on ära võtta need kõik mingi magusad ja alkohol ja kõik asjad elust. Ei no elus on ikka nautida ka, on ju. Elus võiks saada ka aga need asjad ei hakkaks selliselt, et ma nagu tahan, mul on see mingi emotsioon nii tugev, et ma tunnen, ma pean selle šokolaaditüki võtma, sest ma ei suuda taluda seda emotsiooni. Ma ei taha seda, et see kontrollib mind nagu, et ma pean nagu justkui korrakski nagu mingi narkodoos, ma võtan, et
et jaa, kui ma tahan, siis ma võtan selle mingi pokaali veini, võtan selle mingi koogitüki, aga see tuleb teisest kohast on ju, sa naudid seda, see ei kontrolli sind. Ja see mõjub kui teistmoodi ja ma olen seda katsetanud niimoodi. Võid kohe läks sinna praegu. No me sõltuvustest tegelikult me detsembris rääkisime, omavahel küll, et see on olnud lihtsalt nagu teema, et need erinevad sõltuvused nagu, et ma tunnen, et ma olen valmis nendele asjadele pehmelt otsa vaatama, mitte suruma, sest ennast ei saa suruda. Ja ma olen nende asjadega tööd teinud. Ma ei saaks öelda, et mul on mingi ilge probleem, aga ma lihtsalt ise näen, et see tegelikult ja tunnen, et see ei mõju hästi. Ja siis vahel ongi, vaatad inimesed võib-olla kõrvalt ütlevad, lihtsalt jätavad nagu maa ja miks sa umbes niimoodi, et vahel inimesed nii pinnapealselt nagu, seal ei loegi tegelikult see, mida teised ütlevad kõrvalt, pinnapealselt suhted, et seal on nii suured põhjused inimestel taga, miks neil üldse on mingid sõltuvused. Miks näiteks mõnel on suitsetamise asi, mul ei ole suits kunagi ilge hakanud. Mul on see nagu alkoholi teema kuidagi ja mitte ainult mul, lihtsalt ühiskonnas ka. Ja tegelikult nagu keegi kõrvalt ei saa nüüd, lihtsalt ma ei tea nüüd tee või nii või naa. Te ei tea, keegi ei tea, me ei tea tegelikult, kus lapsepõlvest keegi tuleb, kui tundlik keegi on millelgi olnud, mis on kedagi trigerdanud ja kus kohast need tulevad ja sa võid nende teemadega ka tegeleda, mida mina tunnen küll, et ma olen tegelenud. Aga lõpuks seda nii-öelda, pead ikkagi ise õppima ju seda oma närvisüsteemi nii-öelda praegu, populaarne on praegu see närvisüsteemi reguleerimise see, aga see on väga tõsi, see ongi kokku see enda kehameele tasakaalu toomine. Ma isegi praegu ei tea, kus kohast see tuli, aga ma tunnen, et praegu on kuidagi eriti hea pinnas ja mõtlen, kui me seal naiste grupis oleme, mehed kõrval toimetavad asju, et see annab seda jõudu leida mingid põnevaid uusi asju oma ellu, mis pakuvad võib-olla sellist sisemist rahuldust niivõrd palju, et mul ei tulegi pähe, et võiks praegu nüüd midagi väikest veini juua või midagi, nagu, et ei tule pähegi, sest lihtsalt elu ise pakub seda ja endal sisemine see kese, ma arvan, muutub sükeseks kindlamaks, siis on lihtsam ei ka öelda. Kui on valikud, aga siis peab olema valik, vaata, siis kui ma ütlen ühele ei, siis mul peab sinna olema asemel ikkagi midagi valida, aga kui aju ei ole harjunud sinna väga midagi valida, ma ütlen, mina võin sauna minna, võin hingata, võin igast asju teha, aga ma aju ikkagi, ma söön kõhu täis, ma joon vett, aga ma aju ikkagi mõtleb sellest nagu veinist, et see ei ole nagu nii, et nüüd käin. Aga mõni inimene, ma tean, ta läheb sauna ja ta läheb meelest ja ta lõdvestubki ja inimesed on nii erinevad selle koha peal. See on väga erinevus kõik. Ja ma ütlen, me ei ole mingid, me ei ole siuksed, vaata, selles mõttes sõltlase skaalal, pigem me jääme sinna nagu mitte sinna plussi, vaid pigem sinna nagu nullile lähemale, et ma ütleks, et see sügava sõltlase skaala on, kus sa tõesti elu jääb seisma, sa ei saa midagi, sa ärkad hommikul üles, sul on kogu aeg pudel kõrval, et see on nagu see, kus üldse ei saa, et nii häires on. Et jah. Nii et jaa. Uued harjumused, mina küll. Uued harjumused, jaa. Ja see uus energia. Kõik, mis toetab nagu seda keha ja vaimu ja see magamistsükkel ka. Mul detsembrikuuga läks see hästi pea peale. Et sai ikka väga kaua olnud üleval 2, 3, 4, mis me seal Hiiumaa, nüüd see oli 5. Et täiega pea peale, et nüüd see nädal nagu väga tublisi samme oleme siin teinud, et 11, 12, muidugi alguses kehas ei saanud aru, mis mõttes ma magama praegu, aga siis ongi, mul on ise läinud juba hommikul läheb ilma äratuskellata, uni läheb ära mingi 6:30, 7 aeg, et saan aru, et juba keha täiega tahab, ta tuleb alati kaasa. Nii kui sa hakkad juba tegema mingeid samme tegelikult sinna nagu, et keha kohe toetab, et okei, ma harjun ümber ja et see toetab mind, sest ma sain aru, see uni, minul on see eriti kuidagi, kui mu närvisüsteem on terve elu olnud veitsa lipa-lapa, et siis see uni on hästi oluline tegelikult, see on baas nagu, ongi see vundament nagu, et see uni peab olema lihtsalt nagu paigas, et mu närvisüsteem saaks öösel taastuda puhata, et mul kohe hästi annab tunda tegelikult, kui mul on nagu, mu keha ongi nagu ärevil, rohkem pinges, et kui on nagu vähe und, et selles mõttes ja mul on nagu juba see nädal on mul tekitanud sellist seesmist nagu mingit sellist tugevust või mingit, nagu ongi see, et toetun ise endale või kuidagi selline. Ja see on nagu, mõtled, kui kiiresti see tekib, et siis mõtlengi, et vau, et mis siin juba
juba teine nädal ja 3. ja miks 1 kuu ja kuhu see kõik, mul on nii põnev ja ma nii elevil. Ma nii tahan seda tunnet, sest ma nagu mäletan ka vanast ajast, et kui see kõik nagu töötas, et ma olin nii palju nagu rõõmsam, rahulikum, õnnelikum ja mul tekkis see, seda inspiratsiooni ja kõike ka nagu rohkem ja sellist nagu tegutsemistahet ja nagu, et see hästi toetab. Energia vabaneb kusagilt tagant, on ju. Ja see aju udu kaob ära. Just, ja tekibki see inspiratsioon, mis tegelikult on edasiviiv jõud, et sa hakkadki unistama, elevus tekib. Et see on nagu hoopis teine. Hästi äge, aga see ongi selline sisemine otsus lihtsalt on nüüd kuidagi kindlalt. Mõnikord on ma mõttetasandil, ma olen siin eelmise aasta jooksul mitu korda üritasime siin nagu mehega kahekesi nagu mingid, et okei, hakkame jälgima seda, vaatame, kuidas toitumist ja liikumist ja nii edasi. No ei tulnud sellest nagu midagi välja. Et see oli nagu mõistuse tasandil, aga seekord on see kuidagi mingi sisemisest nagu mingi kindlast sellest ja kuidagi see energia lihtsalt nii toetab. Ma ei oska seletada, aga täiega hästi toetab energia. Nagu koppa viskab ette enda. Koppaga ette, jah. Küll, on ju. Ja siis ma ütlen tõesti, minu meelest on ka toetav. Mis iganes see energia ongi see mingi see ikkagi minu meelest see uue aasta energia. Annab jõudu. Ja lihtne on teha neid otsuseid praegu. Ja. Igaks juhuks jälle vaatan, kus see kell jookseb. 31. Kus sa näed seda? Siin all punase täppi juures, ega ma otsisin ka tükk aega. Ma mõtlesin, ma ei teagi, ma vaadanud ka aega. Nii et mul on kuidagi selle aasta suhtes selline, mul on nagu siukene hea tunne. Kerguse tunne, tõstetud tunne. Ma tunnen, ma seasta päriselt, ma mõned need oma, mis mul on unistused olnud nagu nii kaua aastad, et ma päriselt suudan need ära teha, et see on reaalne nagu. Et enam ei lükku kuhugi edasi, et ma teen nagu ära. Ja selline kuidagi, mul ei ole olnud, ma ei tükil ajal niimoodi, et mul aasta, ma tunneksin elevust, et pigem on olnud mingi väsimus ja selline, aga nüüd ma tunnen, et jess, jumala ägedad asja hakkab toimuma. Ma ei tea veel mida, aga ma tunnen, et midagi jumala ägedat tulemas. See on nii teistmoodi. Et lihtsalt kuidagi emotsionaalselt ja füüsiliselt igas mõttes on raske olnud ja ma päris palju siin, vaatad ka, mis inimesed räägivad siin, et ongi, et nagu nii hea meel, et 2025 on möödas. Mina hea meelega ütlen, et las see uus aasta hakkab jaanuaris. 2026 ma tahan selle 2025 ära saata, minema läinud, ma ei viitsi enam 2025, ma ei viitsi veel mõelda, et umbes, et ühest küljest ongi hea nagu väsin, ma täiega kuulan seda, et puhata ja rahulikum, talv on ikkagi, pimedust on rohkem. Teises küljest ma nüüd ei pekki mind ei huvita, ma on hea meel, ma tahan küll juba uusi asju mõelda, planeerida, unistada, uue energiaga minna, mingid otsuseid võtta vastu. See kevad on nagu niuhti varsti käes nagu, et ma seda tunnen küll, ma ei viitsi küll oodata siin, kuni see umbes veebruar läbi saab, et siis märtsis alles hakkan. Jumme küll, siis ma magan selle kõik selle hoo maha, et kui ikkagi on tunne, siis vahet ei ole, olgu ma ei tea, süvatalv või mis iganes, et tuleb asju teha. Et kas või mingid otsuseid ongi otsuse jõud ja et tahad värske pilguga, ma tahan uskuda, et see on tuli hobuse aasta nüüd, tõesti viib ja lendab. Kuivõrd palju ma seda kõike siis usun või ei usu, aga ma tahan niimoodi mõelda vähemasti. Las see toetab praegu, sest tõesti on raske olnud ja ma arvan, mitte ainult meil siin, vaid ongi, ma kuulen igat poolt inimest rääkis, ongi, et sügisest läks kett maha ja siis mõtlen, ma ei olnud ainus, kes kett niimoodi maha läks, vaata, kus ma vaatasin. Hullud plaanid olid, mis ma kõik pärast suve tegusad suve tegema hakkan ja lihtsalt kõik läks täiesti. Vaimne tervis läks nagu, mõtlengi vahel mõtted, õpid 10 aastat oled õppinud kauemgi veel, kogu aeg arendanud ja sükke tunne vahel, et see vaimne tervis on veel hullemaks läinud. Aga lihtsalt see infomera on palju suurem ja veel, mis tulebki hoida, tuleb suhelda, tuleb neid häid asju enda ellu tekitada, kokku saada inimestena, mitte hoida eraldi kusagil. Kui keegi kusagil mõtled, et appi, et talle peaks ühendust võtma, ei julge, siis tuleb võtta, et kusagil keegi rääkis ka seda veel. Tuleb koputada nagu, Kristiina Raia rääkis seda, et tuleb inimestele minna ja koputada, sest et eestlane ka veel eriti tahab olla omaette, see on tore, omaette on vaja olla, aga vahel nagu me lähme liiga kapseldame ära ja see muutub depressiivseks, et tuleb end välja ajada, ega mul ei olnud isegi kerge end siia ajada, aegviidus tulla, aga ma tean, et see on vajalik, seda on vaja ja vaata üksi olles saadki võib-olla üle ka lasta, aga kahekesi olles see kannab.
et on mingites asjades, kus see jõud kannab see mingi grupi energia ikkagi tekib, sa ei ole nagu ise oma asjadega, et tuleb ennast utsitada ja teisi ka natuke utsitada, et me ei jääks kuhugi sinna oma hirmudesse ja raskustesse munema, sest et jah, ühesõnaga. jah, aga see on huvitav tõesti, et need ma mõtlen just see 2024 ja 2025 nagu mõlemad, kui ma kokku võtan neid nagu parad crazy'd aastad, hullumeelsed, see energia oli nii intensiivne ja põletas niimoodi, et joh, ei tii, et ja siis järsku toimuski nagu plaksust mingi uus energia tuli, mingi teine, pehmem. Samas selline hästi, et see viib nagu edasi, aga samas ta on nagu pehmelt, ta ei kurat lajata nagu. Ma ei tea, et see on kuidagi teistmoodi praegu. Nii ma täiega naudin seda lihtsalt. See oli hassel energia. Et see hassel oli küll need viimased 2 aastat nagu siuke nagu paned nagu tulejutt taga, et sa saad aru, et sa pead nagu tegema piitsaga põled nagu läbi nagu eleda leegiga kogu aeg korduvalt ja korduvalt, siis mõtled, aga no kurat, et nagu ma ei taha enam niimoodi elada, miks saab muud moodi ka ja nüüd see lihtsalt tõesti see üldtunnetus on teine, et nii et ja nüüd tuleb veel, ongi siin põletatud veel ära kõike, mida ei ole vaja põletada just. Ja veel põleb ja siis tulebki siin mingid protsessid veel teed läbi nagu see, et ussi aasta umbes siis tuleb, las põleb siis. Et saaks veel rohkem ruumi sellele uuele, las veel tuleb. Ja täna ma isegi tunnen, et ma olen karastunud. Kui ma siin olen, need on mingid pärast aastavahetust, siis ma mõtlesin, et no oi, et siin ma juba saan hakkama isegi sellega, kui mingi möll hakkab, tunned küll ebamugav küll, pärast see maandusega on natuke keeruline, aga ikkagi juba nagu saad nagu teada, et on võimekus hakkama saada olukordadega. See ei tähenda tegelikult seda, et ma tegin siin postituse ka mingi, et ma kunstnikuna umbes, et see on mingi eelmise aasta mõte mul tegelikult, aga ma jagasin selle eile ära, et inspireerun raskusest ja läbielamistest, aga siis ma pärast postitasin ja mõtlesin, aga ma küll ei taha seda raskust nii palju enam tunda, et tegelikult nagu, et see kergus meeldib nagu väga, aga selles mõttes no ikkagi tendents või mis ma sellega öelda tahan, et tuleb nagu, et ma näen, et on see oskus ka veel paremaks läinud, kuidas siis mingid olukorrad lahti lasta veel, endas andestada tegelikult mingid asjad, kuidas ma ei tunne seda süütunnet nii palju ja ma lasen lahti need asjad ja mõtlengi, et ongi nii, sest süütunnet on ka väga palju toodud üles asjadega, ma mõtlengi mingite lõpetamiste ja kõigega, et kas ma nüüd tegin õigesti või valesti. Aga seda usalduse tunnet, et kõik on nii nagu on ja ongi vahel, ongi raske ka ja siis see kuidagi, et las siis põleb, aga las siis põleb. Et no ja see, mis alles jääb, see vaata peab jääma. See elab ka selle tule üle, et selles mõttes, et ei saa, su elust ei saa ära kaduda midagi, mida sealt ei pea ära kaduma. See mõte on mul alati nagu toetav. Vot see mõte on, ma arvan, mul praegu olnud, mis on mitu kuud toetanud. Jah. Et see, mis on vaja, see jääb ja nii lihtsalt on. Et seda maandust, eks see on nagu siuke oluline asi, et kuidas leida seda maandust. Ja ongi selles infomüras, näiteks mina siin vahepeal lülitsingi välja need erinevad teavitused näiteks telefonis. Ma tundsin, et eriti sellistel hetkedel, kui natuke läkski nagu olukord nagu kuidagi kõikuma või närvilisemaks või ärevamaks ja siis see telefon kogu plingis niimoodi ka veel. Mul on juba vist 3 aastat vähemalt on mul need väljas. Ja siis oligi, et okei, et ma võtan need notificationid maha, et kui keegi helistab, siis ta helistab, aga need ülejäänud, mul ei tule need mingisugused Messengeri blingid ja Facebooki blingid ja asjad, et kogu aeg kellegi teise rütmis on ju. Ja, ta niikuinii helistab. Et kui on nii väga vaja, siis ta ju helistab, kui keegi surema hakkab kuskil. Helistab 3 korda kasvõi, kui on vaja. Sa ei helista ainult 1 korra. Et see võttis mul nagu kohe andis tunda nagu, et palju vaiksemaks, rahulikumaks jäi. Sest kogu aeg see ärevel, kogu aeg pling, ma pean kohe vastama. Ja see ei pea kohe vastama. Tegelikult ei pea. Vastad siis, kui on nagu... sul on energiat ja aega selleks, sa võtad selleks hetke ja sa võtaks selle aja, et mitte kõik teised reguleerivad sinu seda ajakasutust, et see on nagu et sellised ka, et jah, kuidas seda müra nagu vähendada ja mul näiteks, mul raamatu lugemine väga meeldib, nagu see ka maandab mind, ma olen täiesti
isegi enne mingi ärev olla, siis süda läheb rahulikuks, kõik nagu selline, et raamatu lugemine on ka minust nagu väga hea asi nagu ja õues jalutamine, loodus, vahid lihtsalt seal puid ja lehti ja ma ei tea, linde ja lihtsalt naudid seda, et see on ka alati hästi maandav. Ja selle jaoks sul ei ole isegi raha vaja, kui mind, et ma ei tea, mul ei ole raha, et minna, ma ei tea, kuhugi trenni või joogasse või no mine õue jalutama kas või parki, no pargid ikka igas linnas on, no. Just oli mingi postitus. Ma ei tea, meri. Et kõik see toitumisnõustaja Facebookis, ma jälgin seal vahepeal vahvad inimesed postitavad hästi kuidagi avaralt ja sügavalt ja siis tema kirjutas vist just, et kõndimine on alahinnatud meil. Et hästi palju öeldakse minge trenni, aga tegelikult väga palju hakkab sellest, et minge lihtsalt liikuge õues, andke oma kehale sõnum, et on turvaline, sest juba see, et õuegi end ajada, olgem ausad, mul on mets seal samas, aga kas ma ajan end kogu aeg õue, see on juba oma ette, et kui su lõpuks need riided seljas on, siis ma olen nüüd seal õues ja nüüd ma lähen aina. Et see nii lahedasti kirjutas kuidagi, et jah, et kõndimine on alahinnatud. Et see on väga oluline osa selles liikumises ja keha nagu asjas, et ei pea nüüd kohe mingi hüppa jõusaali pumpama. Et nüüd pead kohe hullu raskusi tõstma hakkama, vaid lihtsalt puhtalt see, et liikuda. Liikumise harjumus. Jaa. Ehk siis jah, müra tundub nagu, et juba müra, ma ei tea, kus müra jääb vähemaks, ma arvan ei jää, aga me ise lükkame seda oma ruumist nagu välja. Et see piiride kehtestamine, see, millest on ka nii palju meil juttu olnud nagu varasemalt, et ma tunnen, et need juba vaikselt hakkab nagu lihtsamaks saama see kuidagi, et ma hakkan üldse tajuma. Varem oli väga keeruline üldse tajuda, kus mu piirid üldse on. Et nüüd mul hakkab mingi aimdus tekkima, et okei, kus on mu piir, ongi mingite sündmustelt ka, ma olen läinud ära, detsembris ma läksin mitmelt sündmuselt varem ära, sest minu jaoks läks seal see müra nagu nii kõvaks, et ma tundsin, et see minu jaoks on nagu too much. Ja ma läksin ära kontserdit, ma läksin ära sealt näituse avamiselt, et nagu ja ma ei oleks seda varem teinud, ma oleks lihtsalt istunud ja kannatanud, et noh, ma juba tulin sinna, ma pean seal nagu olema lõpul, kuidas ma lähen, mis mõeldakse, aga mu keha läks nii häiresse, sest mul seda kõik oli too much nagu ja ma läksin ära, kuulasin ennast ja et see on juba hea märk, et ma olen juba liikunud sinna, ma hakkan ise ennast rohkem kuulama, minu piirid okei, ja see on nagu, kõik on okei. Jah, mina olen õppinud, ma arvan praegu ka seda, et kuidas ma ei luba ennast kohe kuhugi ära, aga et ma jätan endale piisavalt taganemisruumi, et ma siis küsin kõik asjad järele, üle, mis mul on vaja teada, sest muidu ma luban end kuhugi ja siis pärast niimoodi, et ma ei saa enam taganeda, või see nagu liiga ebamugav või isegi kui ma saaks, siis see emotsionaalselt oleks ikkagi väga raske, et see on nagu ja nüüd ma mõelnud, ma küsin veel üle, küsin igast totakad, lollakad, kõik sugu küsimused nagu ei ole olemas, on ju lolli küsimust, et kõike võib küsida ja lihtsalt, et ma saaksin sellega, ma saan kombata, kuhu ma ennast luban ja et ma saaksin taganeda, kui on vaja, et nii halb on, kui sa ja sellega ma olen näinud, kuidas ma saan veel täpsemaks ajada seda, et kus minu piirid jooksevad. Ja tõesti see ära minemine et ma võtan head asjad, head nipid ja see tunnetamine kõrva taha panna see piiride tunnetamine ja see ja ongi, et kui tehakse mingi ettepanek kuhugi minna, midagi teha, et siis ongi, ja mõnikord tahetakse seda vastust saada nagu hästi kähku ruttu, nüüd kohe juba eile. Siis mina tunnen oma keha, mu keha läheb niimoodi krampi, ma olen nagu, ma pean kohe ütlema, aga ma ei saa. Nüüd ma olen õppinud seda, et ma ei saa kohe öelda. Sa tead ju, mis sa tahad, ütle nüüd. Ja siis on niimoodi, et ma olen nagu õppinud, et eriti kui mina nagu human design projektor, nagu mul on vaja eriti seda, et pluss see emotsionaalne autoriteet, kellele ma ei saa, mul on vaja, andke mulle kasvõi nagu 15 minutit. Ma juba saan midagi, et mõnikord on nagu tõesti, et ütle nüüd ja kohe, siis mul on nagu, ma ei saa öelda, kuidas sa ei tea, kuidas sa ei saa oota nüüd. Ja siis mõnikord, kui ma ütlen näiteks mõnele asjale alguses nagu ei, või et mulle ei meeldi see mingi mõte nagu, aga see, ma 15 minutit ma seedin seda, siis mul on, tegelikult mul on jumala fine sellega, aga mulle peab olema see aeg, palun andke mulle 15 minutit, et see, mis ma esimese reaktsiooni pealt ütlen, et see ärge seda kuulake, et mul on, las ma mõtlen, ja kui on mingi suurem otsus, no siis ma mõtlen lausa rohkem, ma võin päevi mõelda,
aga et ma olen seda õppinud, ma enam ma ei ütle niimoodi kohe mingi surve pealt, keegi survestab niimoodi, ütle kohe. Ma võtan oma aja, ma annan sulle teada. Jaa, et see on ka see piiride kätestamine ja enda hoidmine. Mulle tunned ju oma keha järgi, et läheb krampi lihtsalt, et mingi lapsepõlvest mingisugused asjad lihtsalt, et äkki kohe nüüd. Kiiresti midagi vaja teha, mõelda. 1 tund hakkab, teine lõpeb. Matemaatika kontrollida, füüsika kontrollida. Inglise keele ja suuline eksam. Luuletused. Täiesti juhul crazy. Mõtle, millega meid on harjutatud. Täiesti mingi, oh my god. Suured 3 või 4 suurt kontrollid vahepeal on päevas ja vahepeal on niimoodi. Ei, see mõtled, miks su närvisüsteem on täiskasvanuna lõpuks on jumala trigerdatud, jumala pekkis, et mis meid on terve meie keskkond on olnud selline lihtsalt, et kool, kodu, mingi kõik on olnud nagu piitsa, kaugemale, kõrgemale. See on nagu appi. Laske mul hingata olla, mõelda, rahulikult mõelda. Rahulikult seedida ja. Jah, nüüd ma olen õppinud ka rohkem seda aega võtma. Aga vahel on hästi selge kuidagi, sa oled juba pikalt juba teadnud ja siis tuleb võimalus ellu ja siis mõtled, ma rootsast tahan sinna minna. Et see on hästi tajumis asi. Aga see aega ja küsida. Ma olen ka niimoodi. Ma tahan ju mitu korda mõtlen, tahan siit seda doomino küpsist võtta, aga kes mõtled, siis ma ei saa rääkida, vaata, kui suu on täis. Jah, aga meil on 46 minutit. Selline. Jaanuari algus. Tõmmas energia seest käima kohe. Jaanuari alguse siis mõtted, tunded. Tuulisel päeval täna on siin meil tuuline Tallinnas. Tallinnas on jääga. Aegniidus on. Puhub mõtted selgeks. Mõtlen, vana aastaga tuligi ja tuli see lumi ka. Lumi ja tuiskega ja tormiga hakkas ja. Tormiga ja lumega ja tuisuga. 1. jaanuar hakkas ju kohe sadama, mis ta oli nii on ju. Ja, juba varem isegi oli natuke maas, aga tuli jah. Sest vanast õhtul oli hästi rahulik ja siis 1. jaanuar nagu jah, juba hakkas lund tulema ja. Ilus on ja, et lumi ikka maha tuli. Mul on hea meel, muidu oleks nii kurb, jälle on mingi must, vaata see nagu, nüüd on mõtled isegi, et saab minna õue, ma tahan snowtubima minna. Tahakski, vaatad vahepeal lubab siin päikest, et minna loodusesse. Me mõtlesime ka Allikale minna. Kusagile jugade ääres, aga lahedad pildid on, mis inimesed panevad. Et tuleb õue minna, jah. Ja siis soojad riide, jah. Eks siis vaatab, kus me järgmise salvestuse ajaks oleme, siis tõenäoliselt on siuke jaanuari teine pool juba. Ja. Miks näis, et siin ongi selline hästi hetkes olemine, et kõik kuidagi sellise, praegu rullub täitsa mõnusalt lasti, et mul on see hea tunne on igatahes selle aasta suhtes, et hakkavad asjad lõpuks selginema sees nagu ka. Ja loodan, et teil ka seal asjad hakkavad selginema, kellel on olnud siin tohupohud ja nendest üldenergiatest mõjutatud siin, et läheb selgemaks, läheb kergemaks. Läheb ja me oleme sellest kõigest tegelikult koos. Ei ole siin omaette pusimist. Et me oleme selles koos. Päike hakkab ka sammult juba kõrgemalt käima ja rohkem paistma ja see annab ka seda jõudu energiat ja see teadmine, et seal pilvede tagasi päike on kogu aeg olemas. Isegi kui on ka siuke emotsionaalne pilvisus on, et siis sa tead, et tegelikult see läheb üle ja varsti jälle päike paistab ja sa tunned ennast hästi, et kõik see läheb üle. Ja, nii et ärge jätke ennast üksi. Selles mõttes, et kui on ikka mingi tõsine error ja ise enam ei saa, et siis ikkagi koputage sõbra aknasse või kuskile. Pöörduge kuhugi ükskõik. Tänapäeval väga palju kohti tegelikult. Kuhu pöörduda. Tuleb lihtsalt ennast välja ajada. Et see tegelikult väga palju aitab juba lihtsalt kusagil ruumides olemine, mis pakub sellist rahulolu. Lähed lihtsalt oled, ei pea alati suhtlema. Ei peagi suhtlema. Aga teiste inimeste, ma ütlen, see on oluline. Tervendab täiega. Me oleme sotsiaalsed olendid, isegi kui meile, ma ütlen, eestlasele ja kellele meeldib olla rohkem üksi ja on vaja olla üksi, aga me oleme sotsiaalsed olendid. Meil on vaja teada, et teised on ka kusagil kõrval.
seda tunnet tunda, see on nii tervendav, ma ütleks ikkagi, see annab ka ikkagi jõudu ja energiat, seda päikest sinna südamesse. Jaa. Et selliseid häid turvalisi ruume võib küll valida ja ei peagi suhtlema, võib täiega lihtsalt olla ja nautida seda. Ja igale poole ei pea minema, kui just. Ja võib ära minna, kui juba on too much, siis võid täiega ära minna. Lihtsalt poole sõna pealt ringi pöörata ja täiega ma olen koju. Et ise ennast kuulata, jah. Võt. Jaa, selline ta siis seekord sai. Nii. Panen kinni. Tšau! Tšau!